aga Liina viib läbi siis vee degusteerimist ja eelnevad aastad on näidanud seda, et inimesed ei oska vett degusteerida. See on päris keeruline asi. Mõtlete, et mis seal on, et võtan suhu, maitsen, aga tegelikult on seal päris kõva teooria ja väga paljud ei teegi vahet, kas on mulliga või mullita vesi. Ma arvan, et teie juhul kas seda probleemi ei ole. Nii, kõigepealt natuke räägime teooriast, mitte teooriast, terminoloogiast. Tõesti, kui see päev kulutati välja, siis teda nimetati rahvusvaheliseks. Aga kui läks tähistamiseks 24 aastat tagasi, siis ta oli juba üle maailma veepäev. Kahjuks seda kõik ei tea veel. Konkreetselt minu teema on vee degusteerimine ja alkoholivaba kokteili valmistamine. Aga nagu juba 2 aastat näitasid, ma pean natuke teooriast ka rääkima. Nii, kõigepealt joogivesi ta kuulub toiduainete hulka ja see tähendab, ta allub toiduseaduse nõudmistele. Nii nagu arstidel on oma arstivanne, samamoodi toiduainetootjavanne on Codex Alimentarius. Ja iga veetootja hindab oma vee kvaliteedi vastavust kehtestatud normidele. Ja see norm Euroopa Liidus on Euroopa Liidu veedirektiiv. Nüüd ma tahtsin natuke rääkida sellest, ma arvasin, Geoloogiakeskus räägib. Siin lõppes üks väga suur Euroopa projekt, kus oli uuritud praktiliselt igal pool veeallikad ja seal uuriti, näete, mitu komponenti seal uuriti, 57 ja pluss igasugused muud asjad. Ja Eestis võttis osa selles projektis Tallinna Vesi. Mina lihtsalt soovitan jätta meelde vot see saidi nimetus ja minna sinna ja vaadata seda joogivee kvaliteeti, mis Tallinna Vee kodulehel on. Raske leida, näete, kui pikk see tee on, aga ikka vaadake palun seda. Samamoodi oli uuritud vesipudelis ja see oli rohkem määratud veel komponente kui isegi tavalistest veeallikatest. Ja siin võttis osa sellest projektist Värska originaal. Ja kui tõesti väga huvitatud olete, siis need kõik tööd on avaldatud, no siin on mul 3 allikat näidatud. Ja kaasa arvatud on see Chemical Composition of Bottled Mineral Water in Estonia. Üldiselt öelda, peate aru saama, et kuna vesi on väga hea lahustaja, siis praktiliselt seal leidub kõik perioodilise tabeli elemente. Muidugi mitte puhadas kujus, aga sooladena. Kui mingisugune asi on lahustatud vees, siis peate aru saama, et saab seda väljendada 2 kujul, kas milligrammid liitrites või nii nimetatud mikrosiemensised. See on, ütleme, elektrijuhtivuse määramine. Ja vot siin on üks väga suur paradoks, mis on igal, mida võib-olla kõik ei pane tähele. Joogivee direktiivis joogivee mineraalsisaldus on määratud elektrijuhtivuse järgi ja ta on antud mikrosiemensites. Ja seal see direktiiv lubab maksimaalse soolade sisalduse kuni 2500 mikrosiemensit. Aga teisel pool on üks teine dokument, mis annab, allub tervisekaitsele. See on mineraalainete sisaldus mineraalvees ja seal on juba see natuke jagatud teistmoodi. On olemas vesi, kus on väga vähe mineraali, alla 50, on väikese mineraalainete sisaldusega, see on 50–500 ja ühik milligrammid liitris, keskmine ja suur. Ma tahan, et teie jätate natuke endale meelde. See tähendab, kui te joote lihtsalt vett, mingisugust joogivett, siis praktiliselt te ei tea, mida te joote.
jah, ta vastab nõudmistele, seal võib olla rohkem või vähem mineraale, ta vastab igapidi toidu ohutusele, aga kui te tahate ikka täpsemini teada, mida te sisse ikka võtate, siis teie peate vaatama mineraalainete sisaldust. Joogivee direktiiv ei nõua näidata mineraalide kogust, aga kui on näiteks looduslik mineraalvesi, siis kindlasti seal on olemas ka üldmineralisatsioon. Ja missugused nõudmised on looduslikule mineraalveele? Kõigepealt see peab olema põhjavesi, ta peab olema tunnustatud allika, ta peab olema villitud leiukohas, selle veega ei tohi mitte midagi praktiliselt teha, ta peab olema lihtsalt mehaaniliselt filtreeritud, aga seda võib karboniseerida. Ja loodusliku mineraalvee etiketil peab olema kindlasti märgistatud mineraalvee allika nimetus, asukoht, mineraalide üldsisaldus, kas milligrammid liitrites või grammid liitrites ja pluss katioonide ja anioonide loetelu ja nende sisaldus. Kui te leiate kõik need asju, ma mõtlen, mis on etiketil kirjutatud, allika nimetus, asukoht, see number ja kõik see loetelu, siis on tegemist loodusliku mineraalveega. Eestis on ainult 4 asutust, kellel on allikas tunnustatud. See on Värska vee kaubamärk, Värska originaal, see on puurkaev number 7. Siis on puurkaev Vest, on ka tunnustatud, see on vesi Haage. Enne tal oli nimi Vest ja tõesti ta oli väga hea vesi. Ta 2 korda võitis meie degustatsioonil. Siis on puurkaev katastri number 8022, see on Haadameste Goodmans ja siis puurkaev number 5. See on Värska vesi. Näete, on olemas Värska originaal, Värska vesi ja veel 3. Värska Eestis on. Kuidas nad seal kaubamärke oma vahel jagavad, see on juba nende rida. See tähendab, teie saate õiget vett leida ainult, ütleme nii, number 7 on etiketi peal ja puurkaev number 5 on ka etiketi. Siin on see vesi ka olemas, kui keegi tahab näidata. Siis kõik need samad asjad, nad ei ole avaldatud ainult Eesti Terviseameti veebilehel. On olemas Euroopas niisugune list of natural mineral water recognized member sites. Miks kui teie tõesti arvate, et mingisugune imelik vesi on Eestis müügil, minge vaadake see list. Sealt te leiate kõik vastavad, ütleme, kõik registreeritud puurkaevud, mis on iga Euroopa Liidu riigis registreeritud või tunnustatud. On veel olemas niinimetatud allikavesi. Allikavesi on tavaliselt ka põhjavesi, mis kasutatakse joogiveega looduslikul kujul. Mis vahe siin on loodusliku mineraalvee ja allikaveel? Allikavesi, ütleme, allikavee allikas või kaev ei pea olema tunnustatud. Ta on ka villitud leiukohas, seda vett võib karboniseerida. No muidugi ta võib olla karboniseerimata. Etiketil peab olema märgistatud ka kasutatava veeallika nimetus. Jälle, nimetus peab olema, kui te tahate normaalset vett juua. Asukoht, mineraalide koostis ei pea olema märgistatud. Aga jälle ma leidsin, siin on üks vesi, kus ei ole täpselt kirjutatud, mis vesi see on. Seal on nii koostis, kui on kirjutatud lihtsalt, kui sügavalt see vesi on võetud, see tähendab, see on ikka kahtlane vesi. Ma pean seda natuke rohkem uurima. Nii,
kuna vees on nii palju igasuguseid komponente, siis see on selge, et tal on mingisugused omadused ka olemas. Ta ei ole lihtsalt destilleeritud vesi, kus ei ole praktiliselt mingit erilist maitset. Ja vot nüüd te panete kõik oma meeled tööle. Teil on silmaga juba valitud mingisugune konkreetne vesi. Mina niiviisi viskasin pilku ja vaatasin sinine, selters läks väga hästi. See tähendab, silmad teil töötasid. Kuulmine. No, kui te hakkate vett valama, siis te kuulete, kuidas ta jookseb. Kõige olulisemad asjad, see on maitse ja lõhn. Sest et ütleme meile, et te panete nüüd tööle, kui me lähme sinna ümber laua juurde degusteerima. No tõesti, sinna seal on lihtsalt natuke rohkem ruumi. Nii, ja see, kes tahab, siis ta võib vett ka katsuda. Siin on diviinvesi, seal on kirjutatud, ta on pH 9,4. Katsuge seda vett katsuda, sest et 9,4 tegelikult võib-olla näppudega saab ka juba tunda. Ja teine asi, mul on seal laua peal pH testi ribad. Kui keegi soovib, siis võib tõesti kontrollida, missuguse happesusega, mis pH-ga vesi on. Eriti mind huvitab see diviin, kas tõesti seal on 9,4, kas see teie riba pH mõõtmiseks läheb halliks. Nii, alkoholi testimise juures kasutatakse nii nimetatud testimise ratad. No, see ei ole midagi muud, kui näete, seal on jube palju sõnu, mis te saate kasutada, kui te hakkate mingit jooki kirjeldama. Kuna ma ei leidnud vee jaoks niisugust ratast, siis ma ise tegin, panen need sinna laua peale. Üks on, ütleme, lõhnasõnavara, teine on maitsesõnavara. Teie võite kasutada muidugi midagi muud. Võib-olla te mõtlete mõni väga huvitav sõna välja. Siis võite siia juurde panna või mulle öelda. Siis ma olen väga tänulik. Nii, ja siis mul on seal muidugi selle praktiku meie jaoks lehed olemas, kus on see kõik kirjutatud. Nii, esimene samm on teil tehtud. Esimene samm on teil tehtud ja vesi on teil juba valitud kindlasti. Teine samm, kindlasti hindage pakendi välimust ja vaadake, kas ta kutsub teid seda vett osta. Sest ikka alguses me valime silmadega. 3. punkt ma võtsin välja, sest elu näitas, et pärast kõik kohad on märjad. Aga kahjuks ta seal testimise lehes on olemas, degusteerimislehel on olemas. Nii, kõige olulisem on see samm. Uurida, mis on etiketi. Mida ma üldse tahan? Ütleme nii, katsuge niiviisi teha, et nüüd, kui te lähete poodi, siis te oskate seda lugeda. Ja tähte te teate, te võib-olla loeta, ma tahan, et teie saate aru, mis seal kirjutatuna. Kui teil praegu degusteerimise ajal tekivad küsimused, palun küsige minu käes. Sest isegi mina mõnikord ei saa aru, mis on tegelikult villitud. 5. samm, lihtsalt valate vett, karboniseeritud või karboniseerimata, nuusutage, siis võtke suhu, maitske, pange kirja kõik oma tunned. Ja mis puudutab kokteili valmistamist, 2 aastat tagasi me tegime teiega Bellini kokteili. See oli virsikumehu ja looduslik mineraalvesi. Bellini kokteil tegelikult on väga kuulsus kokteil. Siis eelmine aasta me tegime porgandimahlaga ja loodusliku mineraalveega kokteile. See aasta me teeme teiega apfelsörle. Vot niisugune uus sõna jääb teile meelde, sörle. Mis asi see üldse on? See on kõigepealt see tõusev trend sportlastel. Alkohol ja vaba sörle koosneb mahlast ja karboniseeritud mineraalveest. Muidu, kui see on alkoholi vaba, võib olla ka alkoholiga. Ja sakslaste lemmiksuvine jook on apfelsörle.
valmistamine on väga-väga kerge. Teie segate 1:1 õunamahl ja karboniseeritud mineraalvesi. Siis maitske ja mul on seal pisikesed kurgitükid, pange sinna klaasi sisse ja maitske ja nuusutage uuesti. Nii, ülesanne koju. Ta on degusteerimislehel ka välja toodud konkreetselt. Jaanipäevaks kõik teevad niisugust natuke keerulisemad apfelsorlet. Aitäh! Hakkame tööle. No, lähme. Kõik oli väga kuiv, nüüd teeme natuke vedelemaks. Ma kasutaks veel võimalust, et kuni me koos oleme, varsti hakkab suur sagimine selline. Annaks meie ettekandjale Kalinale tegelikult kätte. Kalinal on tegelikult väga hea perearst. Selleks, et sa teaksite, milliseid mineraalvett te peaksite tarbima, peaksite minema perearsti juurde. Perearst teeb teile vere täisanalüüsi, mis maksab seal päris palju. Nad ei tee sellepärast, et see maksab päris palju raha, aga Kalina arst, Oleeriline, tegi vereanalüüsi ja selgus, et Kalina peaks jooma liitiumit sisaldavat vett. Kalina kui keemik, mikrobioloog ja ka tehnoloog läks loomulikult poodi ja leidis sellise poe, mis sisaldab liitiumi. Palun. Aitäh. Nüüd ma olen liiga rahulik vist. Jah, aga aitäh. No. Tegelikult Kalina on siis selle asja nagu idee autor, seda ei teadnud isegi maale tooja. Ja veel rääkimata müüjad, et tegelikult ja kui me siin esimesel aastal selgitasime välja, millised puurkaevud üldse Eestis on olemas ja mida nad sisaldavad, siis eelmisel aastal me selgitasime välja ka seda, et millist vett peaks tarbima. Tarbige seda vett, mida teie organism vajab. Selline olid arsti sõnad ja arsti ettekanne on eelmisest aastast Facebookis isegi vist võib-olla alles. Ja ma arvan, et kui te seda sellel aastal ka vaatate, siis te leiate kindlasti ülesse. Aga palun, nüüd lähme degusteerima. Ma tahan veel natuke juurde lisada. Jah, see oli minu jaoks väga suur üllatus, kui ma leidsin liitiumi ja strontsiumi. Nüüd on kolmas lemmik. See on uraan. Ja kui te nägite, et oli mõõdetud nii, ütleme, pudelivees kui ka veeallikates. Ja nüüd võite küsida uraani kohta veel midagi. Aga aitäh ja lähme nüüd degusteerima. Samal